selle ideega tuli Peeter Sauter meie juurde kuskil 6 aastat tagasi. Ja ütles, et tal on selline mõte, et tema tahab teha filmi, kus ta käib kirjanike juures ja on nende juures voodis ja räägib nendega juttu. Ja lubas läbi käia terve hulga kirjanikke. Ja see mõte tundus väga hea, et miks mitte, ja Marju Lepp oli nõus seda tootma, produtsendiks hakkama ja filmivabrik alt me selle käima lükkasime. Ja aastakene Peeter siis käis kirjanike juures, tegi intervjuusi ja monteeris seda ja ütles, et ta ei oska seda filmi teha. Ja ma salamisi olin nagu lootnud, et äkki ta ei oska seda filmi teha, et ma tahaks ise teha, et see on väga hea film. See on väga hea materjal, eks ole. Ja ütles, et Peeter pakkuski, et kuule, et tee siis ise, ja ma ütlesin, et olgu, et muidugi ma teen hea meelega, ja võtsin selle materjali, mis ta oli teinud, vaatasin üle, istusin ka montaažis natuke aega ja vaatasin, et seda pidi nagu tema seda mõttes ma teha ei tahaks, et küsisin, et kuule, et äkki teeks seda nüüd nii, nagu mul on mõte. Peeter ütles, et olgu, et tee, kuidas tahad. Ja siis aastakese käisime Peetriga ja filmisime siin ja seal ja küll nüüd enam mitte kirjanike juures, vaid ka igal pool mujal, et tema pealkiri oli, siis Peetri pealkiri oli filmile kirjanikega voodis ja minul sai sellest filmist siis kirjanikuga voodis, et kirjanik siis Peeter käis erinevates kohtades ennast paljastamas ja aasta pärast siis jõudsime samasse seisu, et nüüd ei oska mina seda filmi teha. Ja 2 aastat oli nüüd nagu möödas sellest, eks ole. Ja siis me istusime 3 aastat selle filmi otsas niimoodi. Tegime ja ei teinud ja tegime ja ei teinud ja seda venitasime seda aega. Lõpuks sai seda materjali piisaval hulgal ja mõtlesin, et okei, et paneme selle nüüd kokku, vaatame, mis sest saab siis. Ja ennäe, niimoodi film valmis sai. Eesti filmi on ju kogu aeg kirutud, eks ole, see on ju kestnud aastakümneid, et ei ole ikka suurem asi ja siis tagantjärgi jälle vaadates, siis ega kui 60-ndad, 70-ndad, mis oli Eesti filmi kuldaeg, eks, siis ega sellel ajal, kui seda filmi tehti, samamoodi kiruti, et see ei ole mingi film ja see Eesti film on madalseisus ja mõõn ja mis need kõik need sõnad on, eks ole. Aga tegelikult film elas oma kuldaega ja ma arvan, et ega film elab praegu ka väga head elu, et sa ei saa nagu seda mõõta kõike ühe pulgaga, et on neid, kes mõistavad teha, on neid, kes ei mõista teha. Ja see on igal ajal niimoodi olnud. Tulevad head filmid, tulevad keskmised filmid, tulevad viletsad filmid. Aeg nagu sõelub selle välja, et mis on hea, mis jääb ja mis ei ole hea. Et selles mõttes, et juba nagu hetkes öelda, et kas film on heas seisus või halvas seisus, seda on väga raske öelda. Väga raske on teada ette, mis jääb või mis ei jää. Asjad, mis täna tunduvad, et on väga head, võib-olla 10 aasta pärast ei tööta, asjad, mis tundusid, et ei olnudki nii head, tõusevad 10 aasta pärast pinnale ja ühel hetkel on nad muutunud klassikaks, et selles mõttes on väga raske öelda, et mis seisus see on. Ma arvan, et film on oma normaalses seisus, et ei sure. Minust pole häda kesagi. Ma reeglina teengi paralleelselt 2-3 filmi, et selles mõttes mul see pilk on kogu aeg tulevikus. Et ma tean inimesi, kes suudavad teha ühte filmi korraga, ütlevad, et nad ei suuda põdeda mitut valu korraga, et siis mind ei sega, mina võin teha 2-3 või 3-4 filmi korraga, et selles mõttes paralleelselt neid. Et kui üks film jookseb puntrasse, siis teine film tiksub kuklasse ja see on sealt parasjagu kuskilt ummikust välja tulnud ja teen siis seda filmi edasi ja 3. on parasjagu käivitatud ja hetkel on sama seis, et küll jah, rahastuses on mul
kohe on lõppfaasis, ütleme nii, on siis film Linnar Priimäest. Ja siin paar asja on juba nagu võttes, et mis ei ole küll rahastust saanud, aga millega me töötame päris hoolega siin. Ma ei tahaks nende pealkirju välja öelda.